Õppeaasta alguseks said Tartu õpilased uue mugava koolihoone. Neil mudilastel algab esimene koolipäev. Nad sündisid Nõukogude rahva ajaloolise võidu aastal, 1945. aastal. Marek ja Eda teevad esimest tutvust aabitsaga. Mitte vähem õpilastest tunneb erutust noor õpetaja, vanem pioneerijuht Mal Kilk. Huviga kuulavad lapsed õpetaja jutustust proletariaadi suure juhi Vladimir Iljitš Lenini elust. Tartlased said enda käsutusse ajakohase veespordibaasi. Kujuga avas linna täitevkomitee esimees seltsimees Kotsar. Emajõe kaldaile oli kogunenud tihe rahvahulk. Nad jälgisid huviga veesportlaste demonstratsiooni esinemist. Sääraste kummist lestadega ujudes on kiirus palju suurem kui tavaliselt ja naised võivad meestega vabalt võistelda. Veepallis tegid demonstratsioon Maatsi vabariigi mõlemad koondmeeskonnad. Lõpuks demonstreeriti ka vettehüppeid ja tehti mõnesugust veenalja. Missugune Eesti linn? Pole lihtne öelda, sest elav ehitustegevus on maad võtnud igal pool. Vahest Riiamägi ja tuntud Sammasooni lasevad teil aimata, et need tellised laotakse üliõpilaslinnas Tartus. Linnas, kus pool hävis sõjas, on ehituste arv aastast aastalt kasvanud. Praegu käib töö korraga 130 objektil. Raudbetoondetailide tehas hakkab tuleval aastal toodangut andma. Vana ülikoolilinn arvestab jälle punkti areneva tööstuslinna kasuks. Veel üks kilomeetri neelaja on käimise selgeks saanud. Vaatame sünnitunnistust. Nimi Tartu. Sünnikoht autoремonditehas. Sünniaeg partei kongressi eel. Tema paderid on meister Leben, peakonstruktor Medvedjev, Luksepp Kull ja konstruktor Voolaid. Uus masin on tublisti mahukam kaubaveo Moskvitšist. Laadimistöid hõlbustavad laiad küljeuksed. Väikemasin võidab peagi Tartu nimele hea kuulsuse kõigil kodumaa teedel. Tartu elab spordi suursündmuse tähe all. Üle linna kõige kangemad ratturid kogunevad otsustavaks võiduajamiseks. Võistluse alguseni on jäänud veel ainult mõni minut. Kes närvitseb, kes mitte. Treenerid jagavad asjalikke nõuandeid. Tähelepanu, start! Rajale kihutasid põlvekõrgused võistlejad. Esimestest meetritest läheb lahti tõsiseks rebimiseks võidu peale. Võistlused toimuvad 3 masinaklassis. 2-rattalistel, 3-rattalistel kettiveoga ja 3-rattalistel esiratta väntamisega kõige väiksematel. Konstruktorid vaadake, kiiremini enam ei saa. Jalad ja pedaalid juba segi. Viimased meetrid. Võidupärg ja kingituskarp on auga kätte võidetud. Kuid kätt ennast annab otsida.
Elu on ilus, nii nagu ta on kõiges oma mitmekesituses. Ilusaks teevad selle tihti just raskused. Nii kirjutas Helene Kullmann 24. augustil 1942. aastal. Ta oli siis 22-aastane, 7. Eesti laskurkorpuse sõdur, Balti laevastiku luuraja. Järgmise 6 kuu jooksul saatis ta korda teo, mida postumselt hinnati Nõukogude Liidu kangelase kuldtähega. Nüüd raiuti mälestus kangelasest Tartu Helene Kullmanni nimelise linnakutsekooli õpilaste soovil ja abil ka graniiti. Aavo Pikkuus, 11. eestlasest olümpiavõitja tagasi Tallinnas. Kõige enam on põhjust uhkust tunda tartlastel. Esimene olümpiavõitja Tartu linnast. Varem saabusid olümpialt tagasi sõudjad Raul Arnemann, Tiit Helmde ja Gennadi Kinko ning kergejõustiklane Tõnu Lepik. Enn Selliku viis võistlusreis Californiasse, Nõukogude Liitu USA maavõistlusele. Suve ajal jäävad siin lugemissaalid ja auditooriumid tühjaks. Peale üliõpilaste ja õpilasmalevate on meil juba mitu suve olemas veel üks, Tartu Ülikooli suvemalev. Enamasti töötavad selle koosseisus tudengid noorematelt kursustelt. Kokku üle 450 inimese, keda jätkub nii õppehoonete katustele, kui ka ülikooli uue teadusliku raamatukogu ehitusplatsile. Botaanikaias saavad esimese käeproovi tulevased loodusteadlased. Seda autot vaatamata tema soliidsele eale võib lausa iluduseks lugeda. Küllap nii mõnigi autoomanik muigab põlglikult, meenutades garaažinurgas rippuvat õlist läbiimbunud pintsakutükki. Kuid vanasõidukite klubi Uunik on kokku viinud just sellised mehed, kes tööd ei põlga. Autot, 38 mootorratast ja 6 jalgratast meie vabariigist, Lätist, Leedust, Moskvast ja Leningradist. Just nii palju vanu sõidukeid loeti kokku Uuniku kokkutulekul Tartus. Tartu, 40 aastat hiljem. Emajõgi on kõige äratuntavam. Siit läksid nad üle jõe. Palkidel ja pontoonsildadel, vaenlase tule all. Seda mäletatakse, see ei unune. Vabastamispidustustele oli saabunud palju sõjaveterane, linna vabastusoperatsioonist osa võtnud. Tartu on neile tänulik. Tartu ei unusta neid.
Lenini ausamba jalamile panid lilli Vabariigi partei ja valitsusesindus, Tartu linna ja rajooni esindus, Tartu vabastajad ja kohalikud sõjaveteranid. Rongkäigus mindi Riiamäest alla üle Võidusilla Raadi poole. Mälestustseremoonial Raadi vennaskalmistul meenutati meie kodumaa paljude rahvaste poegi ja tütreid, kes pidasid Tartu vabastamise raskeid lahinguid. Thank you.